hommikust. Täna on natukene hommik selline vihmasem, aga siin need vihmad lähevad hästi ruttu üle, nii et ma üldse ei muretse. Ja praegult ma lähen vaatan, kas ma saan täna Rossist need lühikesed püksid, sellepärast et nende pikkadega on tõesti liiga palav olla. Ja kuna siin tunneb ennast täna paremini, siis me saame minna autorenti, võtame oma auto ja saame avastada saart ka teiselt poolt nii-öelda. Ma eriti tahaks minna kuskile mingisugusesse randa, kus ei ole väga palju turiste ja saaks, ma ei tea, drooniga filmida ja mingeid ägedaid ilusaid kaadreid. Kas see Ross on jälle kinni või see kohe-kohe avatakse? Igal juhul jälle mingi meeletu järjekord on siin. Ma ei saa aru, miks. Ja kell on 7:57 ehk siis kell 8 tehakse Ross lahti. Ma ei teadnudki, et kell veel nii vähe on. Me lihtsalt ärkame hommikul nii vara iga päev, sest meil on, natuke hakkab juba see jetlag üle minema, et vähemalt me öösel juba magame. Aga äkki käime nii kaua ABC Store'is ja võtame vett tee peale kaasa ja siis saab Rossi minna. Võtan 2 väiksemat, ma ei jaksa suuri tassida praegu. Nägin siin all olid ühed mingid rannapüksid, mis sobiksid hästi, aga ma vaatan, kus need on. Siin leidub ikka kõike, mingi Hilfigeri bluus, $14, polo bluus, see on üldse $8. Ma leidsin mingisugused rannapüksid, siin on isegi mingid kivikesed otsas. Üritan siis seekord oma mikrofoni mitte siia ära kaadata. Ma ei tea, käib vist kah siia alla, vähemalt on lühikesed püksid. Rossis on ikka nii toredad müüjad. Need lühikesed püksid, mis ma leidsin, tuli välja, et see on 2-piece set, ehk siis tal peaks mingi bluus ka kuskil olema, aga mina küll seda bluusiga ei leidnud. Ja siis nad ütlesid, et ei, täishinda sa küll ei maksa, vaata. Ja siis ta kutsus kellegi sinna, et tee mingi poole hinnaga või midagi. Need maksid muidu $30. Ta tegi need mulle $6. Ehk siis ma maksin mingi €5 nende pükste eest. Nüüd lähme võtame Siimu ja lähme koos siis autole järgi. Tulnud teises maailmasõjas hukkunud veteranide mälestuspaika ja peab ütlema, et see on siin väga ilus ja väga ilusti korras hoitud. Ja siin üleval on hästi ilus panoramvaade linna peale. Me oleme tulnud Pyodo Inn templisse. See on ehitatud 68. aastal ja see ehitati siia esimeste immigrantide 100. päeva tähistamiseks Hawaii'l. Täpselt samasugune tempel asub ka Jaapanis, ehk siis see on koopia Jaapanis asuvast päris templist, kui saab nii öelda, päris tempel. Tempel on mitteusuline, siia on oodatud absoluutselt kõik. See sümboliseerib rahu ja harmooniat. Templis on loomulikult ka Buda kuju ja nagu templites kohane, siis siin me käime paljajalu ja katame õlad ja jalad kinni. Sellepärast mul ka see paks pusa peal on. Siin saad oma head soovid ja palved panna. Siin asub ka Jaapani suur kell Bonsõ, mida siis külastajad saavad helistada. Ja kuna meie kõhud on juba tühjad, siis me kasutame võimalust ja me käime siin samas templi lähedal TikTokis väga vairaliks läinud ilusa vaatega McDonaldsis ära. Eks hinnake ise, mis te arvate, kas on ilus? Juustuburger on selline. Ei, mul on topelt juustuburger. Aga huvitav, kas ta maitseb samamoodi nagu Eestis? Ta on natuke minu meelest rohkem juustusem ja see sai on hästi nagu läbi vettinud pigem. Aga muidu on hea. Friikad tahaksid soola saada. Me tulime jalutama Kailua Beachile. See on valge liivaga rand, mis on tuntud siis rahuliku lahe ja trade wind lainete poolest. Hawaii keeles tähendab Kailua just tuulist vett. Ja nagu näha, siin tõesti vesi on nii-öelda tuuline. Ja ma ei tea, kas ma praegu peale saan, aga siin on kilpkonn ujub.
tegemist on ka looduskaitse all oleva rannaga, ehk siis jah, seda võib külastada ja rannamõnusid nautida, aga alati tuleb olla viisakas erinevate kalade, loomade või kilpkonnade vastu, et mitte kunagi ei tohi neid näppima minna, et see on üks Hawaii kultuuri osa. Siin kõrval asub kohe ka Lanikai Beach, mis tähendab Hawaii keeles taevast meres, ehk siis see meri peaks olema eriti ilus sinine. Ja kui siia randa tulla, siis tuleks kindlasti auto kaugemale jätta, sest et igal sammul on punased sildid, et parkimine keelatud ja auto veetakse minema. Ja muidugi ka kohalikud vist juba müüvad oma aeda ka parkimiskohti, et said $35 eest osta endale ühe parkimiskoha. Kaameras ja läpakas juba mälu täis saama, nii et varsti ma ei saa juurde filmida, nii et ma tulin Best Buy'sse, et äkki ma saan siit ühe vaheterase mingisuguse välise mälukette. Vau, siin on küll kõike nagu. Ma isegi ei tea, kus kohas need välised mäluketted siin olla võivad, aga väga suur ja väga äge pood on, seda ma ütlen küll. Ja ongi täitsa olemas. Chinatowni, mis on USA üks vanimaid Chinatowne, mis kujunes välja juba 1800. aastate keskel, kui Hiina töölised saabusid Hawaii'le suhkruroo istandustesse tööle. Kuid 1900. aastal katkuepideemia tõttu süüdati osa piirkonnast kontrollitud põletamiseks, kui tuli väljus kontrolli alt, hävis enamik Chinatownist. Pärast seda ehitati ala uuesti kivist hoonetega. Siin pidi populaarne olema Lamb's Kitchen, nii et lähme vaatame, kas me leiame selle ülesse. Igal juhul me otsustasime, et me ei lähe siia süüa. No lähme siis. Mõtlesime, et me ei lähe siia sööma. Veits kahtlane piirkond on see linn, siin on väga palju kodutuid ja praegu ilmselges narkojoobes mingi noormees tõmbleb siin lähedal. Veits veider piirkond on minu meelest, natuke räpane ja kassikuse haisune ja ma ei tea, kuidas siin hügieenist kinni peetakse väga. Me võtsime siit suhkruroo mingisugused joogid, ma võtsin passioniga, siin võttis sidruniga. Huvitav nüüd välja. Täiega hea. Ja siis ma võtsin mereanisuppi, aga mulle tundub, et siin on seda vedelikku rohkem kui materjali. Jumala hea supp. Okay, let's go.